No tšau, jalloo, šalloo. Kuidas teil siis kõigil läinud on siin selle viimase nädalaga? Minul siin naabrid üürgavad kõva muusikat. Kusjuures see vahel on nagu mingisugused siuksed asjad on nagu millekski head, nagu näiteks praegu ma siin vaagin nagu meil on võimalus Kotiga nagu 2 naabermaja rentida. Ja minu maja oleks siis põhimõtteliselt isegi odavama hinnaga kui praegu, sest praegu ma maksan, kui dollarites rääkida, siis $400 pluss internet, pluss vesi ja elekter. Ja nagu siis seal ma maksan ainult 400 ja kõik on seal sees. Elekter ja internet ja kõik on seal sees. Aga see on väiksem maja, ta on küll maja, aga ta on nunnum tegelikult, kui see on nagu rohkem tikumaja, aga samas on mul, siin on rohkem ruumi. Aga vaat, kui sellised asjad juhtuvad, et naabrid ürgavad muusikat sel ajal, kui mul on vaja meditatsioone hakata tegema, siis seal on palju vaiksem. Ma ei tea, kas on kuulda seda muusikat üldse. Tšau, ütle tere ja küsi oma number. Ma ütlen meile esimese emotsionaalse kommi siin, mis Ulvi mulle jälle saatis Scott Adamsilt. Pea meeles, et väikest heategu pole olemas. Iga tegu loob lainetuse, millel pole lõppu. Mida on nii hea kuulda, sest tihtipeale, ma ei tea, kuidas teil on, aga minul on olnud elus selliseid hetki, kus ma tunnen, et keegi ei näe, mida ma teen. Ma mäletan just seal, kui ma seal Florestralis seal kommuunis olin, siis oli nagu tihtipeale selline tunne, et ma teen ja mitte midagi sellest et keegi ei näegi seda ja ma lihtsalt teen nagu midagi sellest ei muutu. Et nagu just see nagu pidev nõude pesemine ja teiste järel koristamine ja siuksed asjad, et nagu, aga tegelikult iga tegu loob lainetuse, et isegi siis, kui sa otsustad, et mitte sellele putukale peale astuda või seda sääske ära tappa või seda ämblikku ära tappa, et see juba on hea tegu. Vot, aga jah, et siis vaatame, äkki nad nüüd jäävad vaiksemaks või kui ei lähe, eks ma siis teen oma meditatsiooni osa toas rohkem, siis peaks olema paremini kuulda, aga jah, täna otsustasin, et jagan jälle Bashari kanaldusi. Et kes siis Bashar on, kui ei tea või ei mäleta. Bashar on mittefüüsiline teadvus või olend, kes edastab sõnumeid läbi kanaldaja. Daryl Anka on tema nimi, inimene, mees. Ja Bashari sõnul on ta hübriid tsivilisatsioonist Essassani, kes eksisteerib teises ajaliinis ja kõrgemas sageduses. Ta jagab infot inimkonna vaimsest arengust, reaalsuse toimimisest, multidimensionaalsusest ja sellest, kuidas elada kooskõlas oma kõrgeima rõõmuga. Et nagu minu meelest see on nii, mul nii meeldivad tema kanaldused, mul oli just siin hiljuti oli. No tšau, ma näen, et keegi ütles mul tere, aga vist sõnumina, mitte siia kommentaari. Et mul on nagu tihtipeale, kui mul on selline, ei ole tihtipeale, vahel. Villekas sina olid. 28, aitäh, ütlen sulle kohe 28. Et nagu mulle meeldib just see, kui ma nagu vahel on nagu niisugune tunne, et ma ei tea, kas teil on vahel siuke tunne, aga siis oligi viimane kord, mul oli siuke tunne ja ma läksin YouTube'it otsida midagi muusikaks, taustaks mängima, aga siis tulid mulle Bashari kanaldused ette ja kuulasin neid ja ta kohe oskab ära muuta selle nagu nii hea. Siis mõtlesin, ma täna nagu, tal on üks video, kus on nagu päris palju neid koos, ma mõned jätsin vahele seal ja valisin ainult 7 teemat välja. 7 küsimust inimestelt, et siis on kõik seotud enese arenguga, vaimse arenguga ja ma loodetavasti teile see valik ka meeldib, veel ei ole kuulnud. Aga ma nüüd ütlen Pillekale, kas on 8, kes on veel tulnud vaatama, ütle tere, küsi oma number. 1, issa palju mul nüüd on neid, ikka vist 56 või on rohkem. Vaatan üle igaks juhuks, mitu numbrit mul eesti keeles on, come on, 59. Jah, 59. 11, 1-59. Nii, 28 Pillekale.
see on sellest Vadim Seelandi Transurfingu raamatust. No näe, nüüd on Tiina Teret ja Kristeli Teret ka. Ahah, oi kui äge, Kristel saab ka 28, väga hea. Minu maailm hoolitseb minu eest, see on hea kui topelt küsimus, siis see tähendab, et see on paljudel on vaja seda. Minu maailm hoolitseb minu eest, mulle üldse meeldib see. See on sellest Transurfingu raamatust, kus Vadim Seeland õpetab meid nagu oma reaalsust looma. Nii, Tiina küsib number 51. 51 tuleb siit kohe. Ernest Holmes. Valmista oma meel, see on see minu teema, selle aasta teema, ma ei tea, kes mäletab. Ma vist selle aasta alguses ikka rääkisin, tegin mõned videod sellest. Valmista oma meel vastu võtma parimat, mis elul on pakkuda. Kui hea, tunneme seda kõik. Aitäh. Ma valmistan ennast ette võtma vastu parimat, mis elul on mulle pakkuda. Ma olen valmis parimaks, mis elul on mulle pakkuda. Jei, aitäh Tiina selles. Aitäh kõikidele kallikesele, et te tulete mind vaatama ja toetate mind sellega siin. Nii, lähme praegu, hakkame pihta vaikselt. Kes küsib veel numbreid, siis ma reklaamipausi all saan öelda. Niisiis, Bashar, vabatahtlik töö ja teenimine oli siis esimese teema pealkiri. Et siis inimene küsib, et kas vabatahtlik teenimine tähendab vahel ka seda, et me teeme asju, mida me võib-olla ei taha teha. Ja kas see on mõnikord osa sellest, kompromisside tegemine, millestki loobumine? Või peaks ehtne teenimine alati tunduma kerge ja loomulik? Just, aitäh Tiina. Tšau Kairit! Küsi ka üks number, pärast reklaamipausi ajal ütlen. Nüüd Bashar vastab alati kerge ja loomulik. Me ei räägi ohverdusest. Ohverdus oleks millegi sellise enese osa loovutamine, mida sul tegelikult võib vaja minna, et saaksid teisi teenida. Seega pole see seotud ohverdamisega. See ei tähenda loobumist mingist oma enda osast, mis on sinu jaoks oluline selleks, et olla sina ise, sinu ehtne sina. Kui sa teenid teisi, olles oma ehtne sina, kui sa aitad olles oma ehtne mina olen minu päris mina. Kui sa teenid teisi, olles selline, siis on see alati sujuv ja kerge ning armastaval viisil andev. See pole seotud puudustundega. Kui sa tunned end puudust kannatavana, siis sa ei lähenegi sellele viisil, mis tegelikult oleks teenimine. Issand, ma ei jõudnud seda üle vaadata, seda teksti, nii et ma loodan, et make ib sense'i. Et ühesõnaga, et kui sa tunned ennast puudust kannatavana, siis see ei ole tegelikult teenimine, see on eneseohverdus, mis ei ole tegelikult kellelegi panustav. Aha, Kristel küsis ka uue numbri. Okei, väga hea. Nii. Nüüd ta küsib, kas teenimine tähendab, et me peaksime end täielikult nagu sellele alistuma, et ennast ära andma ja seda tasuta tegema. Või on ka täiesti normaalne, kui meid selle teenuse eest tasustatakse ja toetatakse. Et mis vahe on vabatahtlikul teenimisel ja siis sellisel teenimisel, mille eest saadakse tasu. Minu meelest on huvitavad küsimused, sellest ma valisin ka need. Nüüd Bashar vastab, on täiesti normaalne saada tasu teenuste eest, mida sa osutad. Kui me räägime vabatahtlikust teenimisest, siis see on peamiselt selleks, et sa astuksid välja oma tavapärasest rutiinist. Et sa hakkaksid uurima ja avastama seoseid, millele sa tavaliselt ei mõtle teiste inimeste ja olukordadega, et sa saaksid laiendada oma vaadet ja aru saama sellest, mida teised inimesed kogevad olukordades, mis sinu jaoks oleksid ebatavalised, kui sa lihtsalt jätkaksid oma tavapärast rutiini. Vabatahtlikkuse idee, millest me räägime, on see, et sa tuled iseendast välja, oma tavarutiinidest, uurid midagi uut ja teistsugust, kus sa saad olla suureks abiks ja teenida teisi uuel ja ebatavalisel moel. Eriti inimestele teie planeedil, kes kogevad näiteks depressiooni. See on üks kõige tugevamaid viise, kuidas sellest väljuda, kui sa astud vabatahtlikku olukorda, kus sa nüüd pead aitama kedagi, kes võib läbida sarnaseid või isegi raskemaid olukordi kui sina. Nii et sa saad perspektiivi, teise perspektiivi, vaatenurga ja mõistad oma suhet nendesse olukordadesse, mida need inimesed kogevad. See on peamine põhjus, miks me soovitame Tähtede Vahelise Liidu vabatahtlike korpuse ideed. See on neil nende programmis, ta pakub seda Tähtede Vahelise Liidu vabatahtlike korpuse ideid.
See ei tähenda, et sa ei saaks teha asju ja olla teistele teenistuses, mille eest sulle makstakse. Muidugi saab. See on teie planeedil tavaline viis, kuni sa oled ka valmis laiendama oma arusaamist kõigist erinevatest viisidest, kuidas küllust saab määratleda. Nii et see ei seisneks ainult rahas tavapärases mõttes, vaid et sa oleksid valmis vastu võtma igal moel, mis lubab sul jätkata oma kire järgimist. Nii et selles pole midagi halba ja jällegi see vabatahtlik tegevus, millest me räägime, on peamiselt selleks, et inimesed muudaksid oma rutiini, tuleksid endast välja, enda keskmest, oma mugavustsoonist, astuksid välja oma tavapärastest arusaamadest ja vaatenurkadest, et neid veidi raputada ja anda neile võimalus kõndida kellegi teise kingades. Mina näiteks mäletan, kui meil oli see COVID-i aeg, siis tavalist turgu ju ei toimunud ja siis oli vaja vabatahtlikke abiks nagu sorteerima neid inimeste nagu, kõik käis nagu online'is on ju, et nagu oli online süsteem ja siis me käisime, sorteerisime nagu siis need vendorid, need, kes kaupmehed tõid oma kauba kohale või siis olid ise ka seal, kui oli nagu rohkem, näiteks need puuviljad, juurviljad, nemad olid ise seal on ju, nendel kõige suurem lett. Ja siis me nagu panime nendel kastidesse ja saatsime siis inimestele autodes on ju. Ja see oli nii, mina ei saanud sellest midagi, midagi ikka sain tegelikult, ma sain rõõmu sellest, et nagu töötada, on ju, vabatahtliku tööd, aga ja päeva lõpus, kui oli üle jäänud neid aedvilju, juurvilju, marju, puuvilju, siis need nagu jagati vabatahtliku vahel ära. Aga ma ei teinud seda sellepärast, ma tegin seda sellepärast, et see andis mulle sellise tunde, et ma teen midagi olulist, ma saan kuskil aidata, olla kasulik. Et see on oluline, et see on huvitav. See on oluline ja huvitav. Okei, see teema läheb veel edasi. Teeme selle teema lõpuni, siis ma teen reklaamipausi. Et siis, see on siis ühesõnaga see, kes küsib, see siis küsib kellegi teise eest ja siis ta ütleb, et ja see inimene ütleb, et mõnikord, kui ma püüan järgida oma elevust ja olla teenistuses või jagada midagi, mida ma olen elevil jagama, siis ma takerdun perfektsionismi ja enesekahtlusesse. See on nüüd natuke teise nurga alt sama küsimus. Näiteks, kui ma jagan kellelegi midagi astroloogiast, siis ma muretsen, kas ma räägin midagi, mis pole piisavalt selge või on mingil moel vale või ajab neid segadusse või ei sobi neile. Või võib-olla nad, võib-olla ei ole nende jaoks. Võib-olla nad ei ole lubamises sellega. Siis ma kõhklen üldse midagi jagamast, isegi kui tegemist on telesaate või raamatuga või millegagi, mis mulle meeldib. Et osa minust muretseb, et see ei pruugi olla hea või õige nende jaoks või lihtsalt viib neid nende rajalt kõrvale ja see pole parim asi, mida võiksin nendega jagada. Et kas sa saaksid rääkida sellest, kuidas oleks võimalik nende asjade osas rohkem lõõgastada? Ja kui palju teil, kui palju meist on, kes nagu muretsevad selle pärast. Mina väga ei muretse, aga siis ma vahel ka sõidan päris tihti sõidan teiste inimeste piiridest üle ka tegelikult tänu sellele, et ma ei muretse selle pärast. Aga näiteks, kui ma vaatan oma videotes, kuidas ma nagu hästi palju jagan enda asju, siis ma tegelikult mõtlen, äkki ei peaks nii palju jagama. Aga siis tead, mis ta vastab sellele. Jaa, sa võtad vastutuse nende reaktsioonide eest selle asemel, et olla lihtsalt neile nagu iseenda eest vastutav, olles sina ise. Muidugi peab jagama toimuma seal, kus sa tajud, et see on sobiv, aga pea meeles, et kui nad on sinu ellu juba tõmmatud, siis on sellel põhjus, miks nad seal on. Et nagu iga inimene on meie elus teatud põhjusega, eks ole. Ja siin tulebki mängu see, et sa võid kõigile jagatavatele asjadele lisada eelduse või nagu etteütluse ta ütleb, aga see etteütlus vist ei ole õige sõna selle jaoks nagu info, ütleme info, eel oleva info. Sa võid näiteks alati alustada öeldes, see on minu vaatenurk, see on minu uskumus, see on see, mida ma olen õppinud. See võib töötada või mitte töötada sinu jaoks, aga ma jagan seda ja sina võid otsustada, kas see sobib sulle või mitte. Nii et kui sa alustad jagamist selle eelinfoga, võid sa rahulikum olla, nagu lõõgastuda, sest sa oled juba andnud neile mõista, et kuigi sa jagad ideed, jääb nende otsustada, kas nad seda oma elus rakendavad.
aga sa võid üsna kindel olla, et põhjus, miks nad on su ellu üldse sattunud, on see, et nad on valmis kuulama, mis sul on öelda, valmis vastu võtma osa sellest, mida sa tahad jagada, seni, kuni sa teed seda sobival viisil. Ja veel kord, anna neile nagu eelinfo, et see on sinu vaatenurk. Sa lihtsalt jagad seda juhuks, kui sellest võiks neile kasu olla. Aga sa ei oota ega nõua midagi ja sa lubad neil seda vastu võtta või sellest loobuda just nii, nagu nemad soovivad. Nii et kuni sa teed selle selgeks, oled vaba jagama mida iganes, sest nad teavad nüüd, et sa ei ürita seda neile peale suruda ega nõua, et nad peaks seda uskuma. Sa lihtsalt ütled, hei, see on minu elu ja see on see, mida mina olen kogenud, see on see, mida mina näen, bla, bla, bla. Nüüd läheb liiga palju kordamiseks minu meelest. Nii et võta end veidikene lõdvemalt ära, võta vastutust kõigi reaktsioonide eest. Ole lihtsalt vastutav selle eest, mida sina teed ja ole sina ise. See ole sina ise tuleb päris palju üles. Nüüd teeme reklaamipausi all, sest see sama inimene küsib edasi. Nii, 24 Kristelile veel. Kas tuleb veel numbreid vahepeal? Võite küsida julgelt uusi numbreid. Kui oled juba küsinud, küsi üks veel, et meil oleks reklaamipausi all mida öelda. See on Access Consciousnessi küsimus. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline siis milleks iganes me soovime võimelised olla. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline või mida iganes siis, kui sul on näiteks vaja selgust, et mul oleks selgus mingi asja suht. No näed, aitäh. Nii, 48 Tiinale. 48. Jiddu Krishnamurtilt. Vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgem vorm. Kui me sellega hakkama saame, siis mis nüüd veel võimalik on. Ja 23 Annele ütlen ka kohe ära ja siis lähme edasi. 23. Anne küsib kõigile. Mars Trolley Curtain, see on see, mis mulle õudselt meeldib. Aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. Vot Kairit, just valmistama meil vastu võtma parimat. Nii, ja 36 ütlen järgmise reklaamipausi ajal. Kairit, aitäh, et küsisid. Lähme edasi. Nii, siis ta vastab suurepärane ja siis ma arvan, et see on sama inimese küsimus. Varasemas kanalduses Bashar rääkis ideest õppida mineviku vigadest ja kasutada neid, et liikuda edasi positiivselt ja olla teenistuses inimkonnale. Aga kas meie teenimine peab alati olema seotud vigadega, mida oleme teinud või kogenud minevikus, või saame me lihtsalt tuua kaasa selle, mida oleme õppinud ja kelleks me oleme saanud üldisemas mõttes ning lasta sellel siis ühendada meid teenimise viisidega? Ahah, nii, mul siin vahepeal vastuseid tulnud. See toimib jah, et annad teada, et see on minu uskumus, et ei suru peale midagi, just täpselt. Õige, aitäh, Pilleriin, et sa seda kinnitad. Nii, mina võtan ühe siin lonksu vett. Nii, siis selline küsimus. Saame me lihtsalt tuua kaasa selle, mida õppinud ja kelleks me oleme saanud üldisemas mõttes, nii lasta sellel siis ühendada meid teenimise viisidega. Siis ta ütleb, jah, Bashar vastab, jah, mõlemad sobivad. Mis iganes tundub sobilik. Mõnikord võivad sinu konkreetsel moel õpitud õppetunnid olla asjakohased aidata teisi, kes kogevad sama ja seetõttu on neil juhtudel sobiv jagada konkreetset kogemust konkreetsel viisil, nii nagu sina selle läbi tegid. Aga ei, see ei pea olema nii. Iga õppetund, mille oled õppinud, saab kasutada teenimiseks, igat õppetundi saab kasutada teenimiseks, ilma et see peaks olema seotud sellega, kuidas sa seda õppisid. Nii et ei, see ei pea olema sama, aga lase sünkroonsusel tuua su juurde need inimesed sellisel viisil, nagu neil on vaja seda kogeda. Nemad annavad sulle märku, kuidas neil on vaja kogeda seda teavet, tarkust ja kogemust, mille oled omandanud oma õppetundide kaudu. Sa saad aru, kas sul on vaja seda esitada samas vormis, nagu sina selle läbi elasid, või saad sa lihtsalt rakendada õpitud muul viisil, sõltuvalt sellest, milliste küsimuste või olukordadega nad sinu juurde tulevad. Nii et jah ja ei, sõltub olukorrast. Ja nüüd viimane, see on hästi lühike, sama teema kohta. Okei, ja kas teenimine tähendab alati seda, et me peame otseselt ühendust võtma ja aitama teisi, midagi õpetama või füüsilises maailmas tegutsema? Või on ka olemas kehtivad vormid ja viisid teenimiseks energeetiliselt omaette?
või isegi lihtsalt läbi oma enda tervenemisprotsessi, oma olemise kaudu maailmas ja nii edasi. Bashar vastab kõik need, ära jäta midagi välja. Tee energeetilist tööd, tervenda ennast ja tegutse ka viisil, mis on teenistus teistele. See ei ole ainult üks või teine, kõik need on olulised, see on terviklik kogemus. Nii et jah, sa aitad, kui muudad oma energiat. Jah, sa aitad teisi, kui tervendad iseennast, sest sa ei saa tegelikult teisi aidata, kui sa ei püüa olla ise terviklik inimene. Aga idee on, ära jäta tegevust vahele kui justkui alternatiivi. Tegevus ei ole alternatiiv lihtsalt oma energiaga tegelemisele. Kõik need on olulised. Nii et kui sa tunned kutset astuda samm ja kedagi mingil viisil aidata, siis tee seda. Nii, ma ütlen nüüd selle 36 Kairitile ja siis lähme järgmise teema juurde. Kuulete? Muusika läks jälle vaiksemaks tagasi õnneks. Oi. Tiko naabrid. Ei, mis Tiko, mul siin Kanadast on mul siin kõrvalnaaber. Need on praegu Tiko naabrid üle tee, aga Kanada naaber siin üks see öö, kui Scott mul külas oli vaesekene. Tema on ju sellise unega, tema ei saa eriti magada siis, kui midagi toimub. Ja nendel siis oli karaoke pidusi. Mina ka tõusin öösel üles, käisin pissi ja siis kuulsin, kuidas nad siin lärmasid. Nagu jah, no okei siis. Nii, Kairit küsis 36, kõigile tuleb siit see kõige olulisem asi, mida saame oma lähedastele kinkida, on meie aeg. Anname oma lähedastele aega. Kvaliteet aega iseendaga, eks ole. Eile me näiteks käisime Scottiga, käisime Liisal külas. Liisa on kusjuures Scotti endine pruut ja me kõik saame ilusti läbi oma vahel ja käisime tal külas seal ja ma aitasin teda isegi, tal oli üks ribi paigast ära, midagi taolist. Et niimoodi, ma nagu mõtlesin, et huvitav, et kui ta nagu aevastas, et tal oli valus. Et ribidega midagi, tema ütles, jah, ma vist arvasin ka, et äkki on midagi ribidega. Siis ta rääkis, ta on ise nagu massaažiterapeut, et võib-olla kui niimoodi vajutada selgroo lähedal, siis ta näitas mulle, siis ma tegin talle ja ühe korra jõnks käis läbi, et ütles, vau, et mul käis nagu elektrišokk läbi ja peale seda läkski paremaks. On nii hea veel. Nii, lähme edasi. Abi haruldase võimega. Siin nüüd küsib üks naine. Ma tunnen ühte inimest, kes on väga kõrge funktsioneerimisvõimega. Ta on vist tema assistent, nagu ma aru saan siin tekstist. Väga sõnaosav ja tal on erakordselt hea autobiograafiline mälu, mida tuntakse ka kui HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. See on nagu siis see on nagu fotograafiline mälu, nagu ma aru saan. See on see, kus inimene mäletab kõike. Nagu kõike. Ja ta räägib siin tekstis ka sellest. Nii palju, kui ma aru saan, on maailmas registreeritud vaid umbes 100 juhtumit, aga ma kahtlustan, et neid on tegelikult palju rohkem. Minu küsimus on, mis on selle võime funktsioon? Tahaksin kuulda teie vaatenurka. Olen seda palju uurinud ja püüan mõista, kuidas olla talle võimalikult toeks peale selle, et tema on tema fantastiline assistent. Okei, siis see inimene on tema assistent. Minul pole mälu eriti hea, nii et tema mäletab sisuliselt kõike. Me võime minna tagasi näiteks aasta tagusesse päeva ja ta ütleb, jah, see oli kolmapäev, sadas vihma, keegi külastas meid, sõime seda ja toda õhtusöögiks. Olen pidanud päevikuid ja testinud teda ja ta on alati täpne. Ma lihtsalt püüan aru saada, mis võiks olla selle võime funktsioon ja kuidas ma saaksin teda toetada või vaimses mõttes, kuidas ma saaksin seda suunata. Aitäh ja ootan teie vastust. Nii, Bashar vastab, selles võimes on mitmeid kasutusviise teie ühiskonnas. Ma ei tea, kas see on oluline, minu meelest see oli huvitav. Ilmselgelt võib niisugune inimene olla elav raamatukogu oma elusündmuste ja ka nende inimeste elude jaoks, kellega ta kokku puutub. Nii et ta suudab veatult meenutada ideid, nüansse, vahetuid hetki, kogu tee tagasi oma sünnini välja. Seda saab kasutada sündmuste dokumenteerimiseks, nii et ta on nende sündmuste absoluutne hoidja. Ei teki arusaamatusi ega eksitusi selle kohta, mis toimus mingil kindlal eluhetkel või teiste inimeste eludes, kellega ta kokku puutus. Seda saab niimoodi kasutada. Samal ajal võib seda mõista ka kui midagi, mis fikseerib konkreetse reaalsuse ja nii-öelda külmutab selle teatud moel.
grillivad siin. Seda saab kasutada selleks, et mõista, millisel määral saab väljendada pühendumust mingile kindlale ideele. Kui keegi keskendub piisavalt tugevalt mingile teele, mingile mõttele, nii et sellest ei kaldu kõrvale mitte mingil viisil. Seda saab kasutada ka sellisel viisil. Sest paljud teie planeedil küsivad, kuidas ma saan jääda oma rajale kindlaks, kuidas mitte kõrvale kalduda. See on omadus, mida ta ilmutab, võib näidata teile, kui suures ulatuses saab üks oleng keskenduda mingile konkreetsele juhisele, mingile teele. Täielikult välistades kõik muud rajad, mitte et ta tingimata seda niimoodi kasutaks, aga see võib olla esinduslik niisugusele laseritaolisele keskendumisele, sellele, mida teie hinge tee tähendab. Ilma igasuguse kõrvale kaldeta. Et sa kõnnid just kui habemenukil. Habemenukil. Võib-olla siis nagu kalju äärel. Ja mitte kordagi ei teki kahtlust, et sa kaotad tasakaalu või kukud rajalt, mis võib tunduda väga kitsas. Sest inimese jaoks, kellel on niisugune keskendumisvõime, on see rada tegelikult päris lai. Ja pole lihtsalt mingit võimalust, et ta kaotaks suuna, sest ta ei kaota kunagi teadlikkust sellest, kus ta on olnud. See on otsetee, lineaarne tee, mis hoiab teda sirgel ja kitsal rajal ilma igasuguse kõrvale kaldata. See on väga huvitav, sest nagu meie normaalne inimene on ju, unustame ära, jälle lähme tagasi õppima samad õppetundi, tegema neid samu vigu uuesti. Seda saab kasutada ka selleks, et mõista niisugust fookuse astet igas tegevuses, mis võib olla esinduslik kellegi hinge tee ja elukutse kirglikkuse seisukohalt. Väga huvitav. Nii, aitäh Kairit veel ühe numbri eest. Peale seda. Nüüd on huvitav küsimus jälle, kuidas toime tulla teiste inimeste vihaga? Mis on siin tegelikult, nagu ta nagu selle küsimuse ära küsis, siis see, kuidas ta siin vastab, on kohe make it palju sensi ja nagu Ziel õpetab seda sama tegelikult. Tahaksin arutada, see on siis küsija, et mul on tõsine probleem tegelemisel teiste inimeste viha ja konfliktidega, sest tundub, et iga kord, kui mu ümber tekib konflikt, püüan ma rahu säilitada, aga konflikt justkui eskaleerub. Nii kaua, kuni ma ise ka hakkan vihaseks saama ja alles siis hakkab olukord maha rahunema. Ma ei saa aru, miks ma pean ise selle viha vibratsiooni üle võtma, et olukorda rahustada. Tegelikult, et nagu täitsa make ib sensi ja kohe tuleb välja, miks make ib sensi. Bashar ütleb, sa ei pea, aga kui sa seda teed, siis sa lepitad teised, sest teie planeedil on ütlus, et õnnetus armastab seltskonda. Nii et kui nad näevad, et sa peegeldad sama, mida nemad peegeldavad, tunnevad nad end mugavamalt, sest see hoiab neid tagasi sellest, et nad peaksid tõeliselt silmitsi seisma sellega, mis nende sees toimub ja mis neid algselt vihaseks teeb. Ehk siis, kui keegi vastab vihasele inimesele väga rahulikult, võib see tegelikult muuta selle inimese veel vihasemaks, sest talle tundub, et teda ei kuulata. On ju nii? Mul tuli kohe meelde eile, kui meil oli nagu Scottiga siin väike siuke hästi pisike situatsioon, kus nagu ma üritasin talle öelda, et halloo, et sa nagu dismissid mind, nagu teed mind nagu, ei lase mul nagu olla nagu partner selles konversatsioonis, vaid sa tahad nagu ise otsustada või nagu ise ära teha. Ja siis tema ei olnud nii, on ju. Nagu, ja siis mina muutsingi vihaseks tänu selle, et nagu mis mõte, et nagu palun kuula mind, sest inimene soovib olla ära kuulatud, eks ole. Nii, aga kui sa ise vihastad, siis nad tunnevad, et sa oled justkui hingesugulane, sest sa mõistad neid rohkem, sest sa räägid nende keelt. See ei tähenda, et sa pead vihaseks saama, aga see on see, mis energeetiliselt ja dünaamiliselt toimub. Nii et võib olla ka teisi viise, kuidas neile teada anda, et sa kuulad neid ja see võib nende viha maha rahustada. Noh, näiteks see vägivallatu suhtlemine, eks ole, et sa peegeldad talle tagasi rahulikult ja paned sõnastuse rahulikumasse sõnastusse ja sellisse mitte vägivaldsesse sõnastusse, nagu näiteks tema seda teeb, sest ta ei oska, on ju, sest nagu võib-olla me ise ka teatud, eks ole, me keegi ju ei ole patuta, et nagu me vahel nagu väljendame ennast niimoodi, sa kurat küll, sinu süü on kõik see, et nüüd nii on. Aga kui näiteks keegi oskaks meile tagasi peegeldada, kas sa tunned ennast vihasena, sest see asi ei toimunud nii, nagu sa soovisid. See tegelikult aitab ju meid. Nii, siis ta ütlebki jah, et
asi pole selles, et sa pead nende vihasagedusega ühtima, vaid selles, et sa suudad nendega suhestuda mingil moel, mis näitab, et sa tõepoolest kuuled, mida nad ütlevad. Ja et sa valideerid nende öeldut ja nende tundeid, seda, mida nad parajasti läbi elavad, ilma et sa peaksid ise sellesse seisundisse langema. Seega oleneb asi sellest, kuidas sa rahu hoiad, see on see, mis loeb. Nii, Pillerin kirjutas, teine variant on rahuseisund võimule saada. Ehk siis vihane inimene rahuneb tänu sinu rahule. Ja ma saan sellest aru, aga see võib ikkagi tunduda nagu vähendavamana, sest tegelikult on oluline, et see inimene tunneks, et sa kuuled teda. Et see on kõige olulisem tegelikult, nagu kui me seda suudame peegeldada rahulikult, ilma teda ründamata, on ja, siis see on tegelikult ideaalne. Siis on nagu võimalik nagu asju lahendada. Nii, nüüd järgmine. Ma ütlen ühe numbri. Number 8, lubasin. Birgit, või see, Kairit. Birgit, kus sa oled? Mõtlen su peale. Nii, Kairit number 8. Oscar Wilde, ole sina ise. Kõik teised on juba võetud. Ole sina ise, just. Ja see on nii huvitav, et minu meelest siin, ja ma ei tea, kas siin, aga kuskil ta räägib hästi palju sellest mina ise olemise. Seda juba enne tuli see välja, eks ole. Nii, mina jätsin selle inglise keelde game changeri rollis olemine. Ma ei tea, kuidas seda eesti keelde panna praegu. Nii, siis ta ütleb, okei, see viib mu järgmise küsimuseni. Paar kuud tagasi leidsin uue töökoha ja see oli tõesti põnev. See, kuidas ma selle leidsin, oli lihtsalt nii ebatavaline. See oli nagu imeks pandav. Ma liitusin uue ettevõttega ja sellest ajast peale, kuidas nendega liitus, on kõik olnud ülesmäge võitlus. Ma ei saa aru, miks nii on, sest see tundus olevat kõik nagu suure rõõmu järgimine, nagu Bashar alati õpetab. Ma järgisin oma suurimat rõõmu ja alguses oligi see imeline, aga nüüd on see lihtsalt üks pidev võitlus. Ja mis Bashar siis vastab? Hästi. See võib olla võimalus sul muuta oma definitsioone nende väljakutsete kohta, millega sa silmitsi seisad. Mitte defineerida neid negatiivselt, sest kui see tõesti esindab sinu kirge, siis väga tihti, nagu ma olen sulle öelnud, käivitab oma kire järgimine ühe tööriista komplektist peegeldava peegli, mis näitab sulle kõike sinu sees, mis võib põhjustada nihestatust sellest, kuidas sa lähened neile asjadele, mis sinu kirge esindavad. Nii et sul võivad olla negatiivsed definitsioonid, mis sunnivad sind neid definitsioone muutma selle kohta, mida sa teed. Ma ei tea, kas make sense see siin? Sa ütleb päris keeruliselt seda. Ta räägib sellest hiljem veel. Siis ma ütlen, et see oli see sama asi. Nii, siis ta küsib veel nüüd sellelt küsijalt, et kas sa saaksid olla täpsem selle kohta, mis töö see on ja tuua näite mõnest raskusest, mida sa koged. Nüüd ta ütleb, jah, okei, et see on kontoritöö rahandusosakonnas. Mul on sellest suur kogemus, aga see ettevõte on väga et see ettevõte on väga hea mainega minu riigis, ta on siis Ameerikas. Kui ma nendega liitusin, arvasin, et see saab olema sujuv protsess, lihtsalt sulandumine. Aga mitmed protsessid seal ei toimi. Nad on keset suurt segadust, kus kõik pööratakse pea peale. Ja tundub, et mida iganes ma teen seda valesti. Nüüd Bashar ütleb, hästi, mis tüüpi arutelusid sa oled pidanud inimestega, kes juhivad seda ettevõtet? Et selle üle, kuidas sa asjadele lähened või kuidas sa olukorda tajud, kas sa oled pidanud neid arutelusid? Ta vastab, jah, olen küsinud abi ja tuge ning nad on seda ka mulle andnud, aga nad on ise samuti uued. Juhtkond on välja vahetatud ja see tundub nagu lõputu mäkke ronimine. Tundub, et keegi ei tea praegu täpselt, mida me üldse teeme. Ja vot nüüd tuleb see, miks ma andsin selle pealkirja siia. Ta ütleb, hästi, Bashar, kas on midagi, mida sina saaksid teha, et pakkuda selgemat pilti sellest, mida on vaja teha? Ta on nagu, ma arvan, et ma võiksin, aga arvestades seda, kui palju ma hetkel vigu teen, tunnen, et õppida on nii palju ja samal ajal vaja nii palju muuta. Ta ütleb, just. Aga see, mida ma ütlen, on see, võib-olla sa tõmbasid end sellesse olukorda, sest nad vajavad sinu abi.
et asju selgemaks teha viisil, mis aitaks kõigil lihtsamalt ja sujuvamalt oma eesmärkide poole liikuda. Kas on asju, millele sa oled mõelnud, mis muudaksid olukorra sujuvamaks ja mida saaksid jagada juhtkonnaga, et aidata ettevõttel paremini toimuda? Ja ta kohe energia muutus, ta ütleb, jah, ma arvan, et ma võiksin. Tegelikult jah, vist tõesti võiksin. Ta ütleb, vot siis pea neid vestlusi, võib-olla sellepärast sa seal oledki. See oli minu jaoks, see oli huvitav, et nagu vaata, kuidas vahel võib juhtuda, et me oleme tõmmatud mingisuguses situatsioonis selleks, et aidata seda situatsiooni lahendada, isegi kui tundub, et me oleme lihtsalt väike mutter. Mis siis, kui me ei olegi nii väike mutter? Mis siis, kui meil on mingisugune tarkus, mida nendel seal veel ei ole? Mingisugune kogemus, mis on ainult meil. See on huvitav, eks ole? Nii, nüüd liigume edasi. Üks olemine. Nüüd ta ütlebki seesama inimene, jaa, suur tänu. Ja mul on üks küsimus veel, et see puudutab seda, et ma tõesti väga tahaksin kogeda üks olemist. Ja ma ei tea, kas on mingi konkreetne meditatsioon, mida ma võiksin teha või mingisugune mõtteharjutus ja siis tal nagu koer haugub selle koha peal. Au. Ja Bashar ütleb, tundub, et sinu koeral on see info, mida sa vajad. Ta naerab selle peale ilmselt tõesti. Ta ütleb nii, et see üks olemine, mis on, Bashar küsib, et mis on sinu definitsioon üks olemise kogemusest, et kuidas sa seda kujutad, et mis tunne see oleks? Ta ütleb, ma kujutan ette, et see oleks nagu rahulik ja vaikne ja ilma konfliktideta. Okei, rahulik ja vaikne, Bashar ütleb, et midagi veel, mida tähendab sinu jaoks üks olemine? Ja siis küsija ütleb, et see tähendab vooluga kaasaminekut ja inimeste ning enda aitamist, lihtsalt põhimõtteliselt sujuvat elu. Nüüd Bashar ütleb hästi, et teenimine sellisel viisil siis okei, et kas sa just loetlesid nagu terve hulga asju, mis on üsna füüsiliselt praktilised, et mis takistab sind selliselt käitumast? Ta ütleb, et ma arvan, et minu enda hoiak. Nüüd Bashar ütleb just. Nii et kui sa tahad kogeda üks olemist, pead sa olema üks iseendaga. Sa pead olema rahus iseendaga ja mitte defineerima asju negatiivselt. Siin see tulebki välja. See sama, mis ma enne ütlesin, et ta räägib sellest veel. Sellest nagu, et defineerimisest. Mitte defineerima asju negatiivselt, kui sul tekib väljakutse. Sa pead neile lähenema üks olemisega, ühendatuse ja suhtlemisega. Sul on vaja, ta ütleb peadega, ma panen, sul on vaja neile lähenema rahumeelsel viisil. Sul on vaja, sul peaks olema rahumeelne energia enda sees ja voolavus enda sees, et sa saaksid kogeda vooluga kaasa minemist, kui tekib väljakutse. Sest väljakutsed aitavad meil kasvada. Need on olemas positiivsel eesmärgil. Vaata neid nii ja lähenegi neile oma vooga. Kuidas see saab mind teenida? Kuidas saan ma seda väljakutset kasutada, et teisi positiivselt teenida? Ja ta ütleb, koerad on teie planeedil teenimise sümbol. Nii et ole teenistuses ükskõik millise väljakutse puhul, millega silmitsi seisad. Aga lähtu sellest üks olemise tundest, ühendatuse tundest, rahutundest enda sees. Nii, nüüd on siin üks küsimus kehavälise kogemuse kohta, mis ma arvasin, et ka võiks olla huvitav meile kõigile. Ja see on peaaegu viimane. Need on 2 lühikest teemat, nii et kohe varsti lõpetame. Nii, on siis üks noor tüdruk küsib, mul on küsimus seoses kehavälise kogemusega. Mul on olnud tegelikult mitmeid kogemusi, kus ma olen vibratsioonilises seisundis, justkui ukse lävel, et kehast väljuda. Ja ka mitmeid kogemusi, kus ma juba olin kehast väljas, hõljudes lae all või oma maja kohal. Nüüd minu küsimus on, ma olen väga uudishimulik inimene ja tahan seda valdkonda avastada, aga ma pole kunagi suutnud seda juhtida ega tunda end vabalt, et lihtsalt kergelt kehast väljuda. Bashar ütleb, aga sa ütled, et sul juba on kehaväliseid kogemusi, nii et kui sa tegelikult koged kehavälist olekut, siis mida sa teed? No ma jään kinni, vastab. No, kuidas sa jääd kinni, et kuidas sa arvad, et peaksid teisi valdkondi uurima? Ta hakkab rääkima, no ma tahaksin energeetiliselt liikuda
liikuda, nagu liigutada. Ta ütleb, ta nagu segab talle vahel, ütleb ei. Mitte liikumise kaudu, ükskõik, mis sa pead tegema kehavälise kogemuse puhul on kujutleda end teises kohas. Ja sa oled seal. Sa mõtled sellest füüsilistes terminites, ma pean liikuma selleks, et sinna jõuda. Ei pea. Sa lihtsalt pead kujutlema ja tundma, et oled kusagil mujal. Ja kujutama seda endale ette ja sa oled seal. Noh, nüüd mul mängib naabripoiss siin palli. Ma ei tea, kas seda on kuulda? On kuulda. Liikumine pole neis valdkondades sama, mis füüsilises reaalsuses, nii et sa ei saa sellest mõelda viisil, nagu sa oleksid füüsiline olend. Nii et järgmine kord, kui leiad end hõljumas lae all või oma maja kohal, kujutle teist paika, mida sa tunned või mõnda kohta planeedil või isegi kujutle, et oled tähtede vahel või terve planeedi maa kohal. Lihtsalt kujuta, visualiseeri see endale ette ja sa oled seal. See on kõik, mida sa tegema pead. Et kes on siin? On kuulda palli, jah? Noh, jah, okei, kohe varsti hakkan pihta. Äkki ta lõpetab siis ka selleks ajaks. Kunsti roll selles reaalsuses on mul järgmine teema. Seesama tüdruk ütleb, ma olen tantsija ja mu elu on tantsimine. Ma õpetan tantsu, ma esinen ja ma märkan, et maailmas on kunstil ükskõik millisel kujul väga oluline koht. See on väga vajalik siin planeedil ja ma tahtsin küsida, mis on kunsti tähendus ükskõik millisel kujul, et kas maisel või kosmilisel tasandil. Ja Bashar vastab jah, et kunst on alus enesereflektsiooniks, enesepeegelduseks, suhtluseks, iseendaga kontakti saavutamiseks ja selle tunnetamiseks, kuidas inimene kunstile reageerib. Nii et kunst on peegel. Bashar ise on lisaks esmakontakti spetsialistile ka skulptor. Nii, seda küsib ja kuidas see välja näeb, et kuidas see visuaalselt toimib? Nüüd Bashar vastab, on palju erinevaid viise, kuidas see välja võib näha. Me suudame teatud materjale moodustada spontaanselt. Need on nanomaterjalid, mida te nimetaksite omamoodi metallikristalliliseks aineliseks substantsiks, mida saab vormida paljudeks erinevateks kujunditeks. Idee on selles, et teatud skulptuure saab valmistada nii, et need muudavad kuju sõltuvalt vaatlejast, ehk siis igasugune kunst on see metallikristalliline aineline substants. Peegeldamaks sõna otseses mõttes, mis toimub vaatleja sees. See toimib sõna otseses mõttes kui omamoodi sümboolne peegel. Nüüd siis küsija ütleb, nüüd kui ma õigesti aru saan, siis kunst muutub sõltuvalt sellest, kes seda vaatab. Jah, ta ütleb, vau, see on äge, see on ilus, meie arvates samuti. Ja sina saad seda kogeda. Ta ütleb veel, on vorme, mida saad luua, mis reageerivad inimestele erineval viisil. Mõned neist võivad sisaldada elektroonikat ja muid komponente, kuni selleni välja, et arendate välja füüsilisi materjali, mis reageerivad nii, nagu ma kirjeldan, et meie omad reageerivad. Noh, siis tema planeedil. Aga on palju viise, kuidas seda teha. Kasuta oma loovat kujutlusvõimet ja vaata, millega sa välja tuled. Loomulikult on ka tants midagi, mis saab olla interaktiivne ja kahesuunaline. Nii et publiku reaktsioon võib muuta viisi, kuidas sa tantsid hetkes, kui sa oled vastuvõtlik publiku meeleolule. See on väga ilus inspiratsioon, ütles küsija. Nii et Bashar ütles, vaata, kuidas sa sellega, mida sa saad sellega teha. Nii, ja siis, kuna ma kasutasin jälle ChatGPT tõlkimiseks, siis ta ütles mulle siin lõpus, et väga hea, siin on, et kas ma saaksin nagu anda sulle veel mingisuguseid nagu praktilisi näpunäiteid või midagi erilist. Siis ma ütlesin, davai, anna mulle näpunäiteid, et kuidas nagu need, mis me siin täna rääkisime, kuidas neid nagu oma igapäevaelus rakendada ja kuidas neid meeles hoida enda eludes. Nii et ma jagan teile siin 1, 2, 3, 4, 5, jah. 5 näpunäidet.
Esimene ongi siis peegli praktika, et kõik on peegel ja aitäh, Kairit, küsisid veel ühe numbri, 41 näen. Nüüd kõigepealt, et miks teha seda, et mitmed tekstilõigud rõhutasid, et maailm ja teised inimesed peegeldavad sinu sisemaailma ja kuidas seda peegel, kõik on peegel, kuidas seda praktikat kasutada. Kui tunned, et keegi sind häirib, mina näiteks olen seda hakanud tegema, küsi endalt, mida see olukord minust peegeldab? Mina küsin, mida see minus välja nagu, või kuidas mina seda sama teen? Millal mina olen seda sama teinud? Ma nagu võtan vastutuse, et mina olen seda sama teinud, millal ma olen seda sama teinud. Ja nüüd tema ütleb, ja mida see minus peegeldab? Mida ma saan enda kohta õppida? Ja ta näiteks soovitab hoida taskus või telefoni märkmikus lause, ma ei reageeri, ma vaatan peeglisse. Et see aitab vältida automaatseid emotsionaalseid reaktsioone. Nii, number 2. Rahu eneses võrdub rahu maailmas. Nüüd, miks seda teha? See on üks olemise kogemus, algab iseendaga rahu tegemisest. Kuidas seda kasutada? Hommikuti enne päeva algust hinga 5 korda sügavalt sisse ja välja ning lausu endale mõttes. Ma olen rahus iseendaga. Ma kohtun maailmaga rahus. Sa võid seda lauset muuta. Mina võib-olla isegi paneksin selle siia sama selle Vadim Zeelandi lause. Minu maailm hoolitseb minu eest. Ma olen rahus iseendaga. Minu maailm hoolitseb minu eest. Või see on jah täpselt sinu teha, mis lauset sa siin kasutad iga hommik 5 korda. Hingad sügavalt sisse ja ütled endale mõttes või kõvasti. Ma olen rahus iseendaga. Ja või näiteks küsida küsimusi, mis täna on võimalik, mis enne veel ei ole olnud võimalik. Kui tunned, et oled sattumas konflikti, meenuta. Ma ei pea teise viha peegeldama, ma saan teda kuulata rahus olles. Nii, number 3. Väljakutse võrdub kingitus. Et siis miks seda kasutada? Raskused pole karistus, vaid võimalus näha midagi uut või kasvada. Kuidas kasutada? Kui elu tundub üles mäge, küsi endalt, mis mõtteviisi või harjumust see olukord palub mul muuta. Kirjuta üles kõige raskem asi oma nädalas ja kirjuta selle kõrvale, kuidas see saab mind teenida või õpetada. Või kuidas see mulle panustab või kuidas see mind õpetab. Nii, ja number 4. Kujutluse võlu. Tšau, Monika, jõudsid ka lõpuks kohale. Me pole veel meditatsiooniga pihta hakanud, nii et õigel ajal jõudsid. Kehaväline ja loovuspraktika. Miks teha? Teadvus ei vaja liikumist füüsilisel kujul. Kujutlus on liikumine. Kuidas kasutada? Kui tunned end kinni, sulge silmad ja kujutle, et oled vaba. Lae all, taevas, ookeanid kohal, tantsimas valgusest tehtud kehas, mida iganes. Ja kasuta seda kujutluspraktikat ka enne uinumist või kui soovid inspireerivamalt päeva alustada. Ja number 5. Kunst kui enesepeegel. Aitäh, Monika, näen su numbrit. 28 on juba täna 2 korda tuli üles. See on nii huvitav, tuli 1 korra veel. Miks kasutada seda kunst kui enesepeegel? Iga looming, tants, joonistus, kirjutis peegeldab sind. Kuidas kasutada? Loo iga päev kas või midagi väikest. Liigu. Sõna, värv ja küsi pärast, mida see minu kohta näitab. Mida ma tundsin seda luues, et proovi nagu defineerida seda. Tantsides või loovalt tegutsedes luba endal vastata keskkonnale, mitte lihtsalt esitada. Mängi peegelduste vahetamisega. Vaat siis, siuksed huvitavad mõtted siis siit täna. Andke mulle siis teada, kuidas tänased teemad olid, kas mõni oli ebaoluline teie jaoks, kas olid kõik olulised, huvitavad. Nii, ma ütlen vahepeal viimased kommid ja siis hakkame meditatsiooni osaga pihta. 41 küsis Kairit, kas sa lubad elul ennast üllatada? Väga hea. Ja 28 taas kord Monikale. Minu maailm hoolitseb minu ees. Sellepärast sa seda küsisidki, ma arvan. No nii, okei, hakkame pihta. Ma võtan siis oma telefoni kätte ja lähen teisele poole maja äkki siis seda palli
kõksimist ei ole väga kuulda. Või kui on, noh, siis me kõik oleme kohal sellega, mis on ja ei lase ennast sellest kõrvale viia. Nii, leia endale mugav asend, kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult mõned minutid olla. Hakkame hingama mõnusalt, sügavalt, pehmelt ja rahulikult. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Tunneme, kuidas me vajume selle asja sisse, mille peal me oleme. Lubame endal saada osaks sellest mõnusast olemisest. Võid ka kujutleda ennast oma lemmikpaika või oma hingekoju. Kuskil mõnusalt emamaa embuses või näiteks pilve peal või kus iganes sa oled. Kus sa tunned, et sa soovid praegu olla. Ja laseme endal lõdvestuda aina sügavamalt ja sügavamalt. Ja meie energeetilised juured kasvavad meie maa südamesse, emamaa armastavasse keskusesse. Tunneme seda armastust, mis emamaa endas hoiab, tunneme seda tagasi mööda meie juuri jõudmas, tagasi meie kehadesse, meie südamesse ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Kogu meie füüsiline keha on armastusest üle ujutatud. Iga rakk saab armastusest osa. Tunneme, kuidas meie keha on nii tänulik selle eest, et me lubame endal seda tunda. Tunneme, võib-olla isegi kaasneb sellega surin või mingisugune tunne. Samamoodi meie emotsionaalne ja mentaalne keha. Lubame armastusele kogu oma energiakeha üle ujutada. Oleme selles olemises, lõdvestume selle olemise sisse järjest sügavamalt ja sügavamalt. Hingame ja lõdvestume. Aitäh. Ja nüüd kujutame endale ette, kuidas oleks elada oma elu täielikus joonduses iseendaga, oma kõrgema teadlikkusega. Avamegi nüüd oma kroonchakra ja võtame vastu selle ühenduse oma kõrgema teadlikkusega. Kogu universumi teadlikkusega. Ja kuidas see siis on? Lubada endal joonduda iga päev järjest rohkem ja rohkem. Iseenda tõelise olemusega. Kuidas on olla lubamises kõikide õppetundidega, millest meil on vaja läbi käia, mille jaoks me siia maailma tulime. Õppetunnid meie jaoks ja peegeldused teiste jaoks selles füüsilises reaalsuses. Kui soovid, võid siia kutsuda sellesse ringi vaimseid abilisi, kas ingleid, meisterõpetajad, keda sa soovid siin tunda, kogeda.
see võib ka olla keegi teatud inimene või olend, mis iganes dimensioonist sellest või teistest dimensioonidest. Võid ka Bashari siia kutsuda. Ja leiame täieliku joonduse oma kõrgema minaga, oma kõrgema minaga, oma hingesooviga. Võib-olla meil esinevad mingid visuaalid, mingid visioonid, mida me soovime kogeda või mida me juba oleme kogenud, nagu kinnitustena. Lihtsalt hingame ja lubame endal olla selles hetkes siin armastatuna, joondatuna, avatuna kõikidele nendele kogemustele, mis on meie jaoks nagu, mida me oleme soovinud kogeda, mis on meie jaoks panustavad, mis aitavad meil nagu jääda sellesse joondunud olemisse või nagu jõuda sellesse täielikku joondunud olekusse. Võtame vastu teadlikkuse, et me oleme siin selles füüsilises reaalsuses kogemas seda reaalsust. Me ei pääse nendest reaktsioonidest, me ei pääse valusatest kogemustest. Aga me saame õppida neid vaatlema teise nurga alt. Me saame õppida neid vaatlema läbi peegelduste, võttes vastutuse, et kui ma olen selle oma ellu tõmmanud, kui ma olen selle loonud, siis on sellel mulle mingi sõnum. Mul on siit midagi õppida, mul on siit vaja midagi aru saada. Ja me saame küsida nendel hetkedel, mida mul on vaja tunda, teada, olla, vastu võtta, mõista. Mina olen minu peegeldus, minu kõrgema mina peegeldus siin maa peal, selles füüsilises reaalsuses. Mina valisin tulla sellesse füüsilisse reaalsusesse, seda kogema. Ma valisin tulla siia, et avarduda. Läbi minu avardumise avardub kogu universumi teadlikkus. Ja minu avardumine avardub läbi kogu universumi avardumise. Mina olen valik igal hetkel. Mul on alati võimalik valida. Ma olen alati vaba valima midagi muud
kui ma seda soovin. Ja mida see siis loob minu jaoks ja kõikide teiste jaoks, kes on minuga ühendatud, kogu maailma jaoks. Avardume selles tundes, lubame endale avarduda selles avardumises. Lubame endal avarduda selles teadlikkuses, selles avardunud teadlikkuses. Hingame ja lõdvestume selle avardumise sees. Aitäh mulle, et ma valisin tulla siia sellesse füüsilisse reaalsusesse seda kogema. Aitäh mulle, et ma valin olla avardumine, et ma valin avardada oma teadlikkust. Aitäh kõigile minu ümber, kes mulle peegeldavad tagasi seda, et ma saaksin järjest rohkem valida avardumist ja teadlikkust ja armastust. Aitäh kõikidele kõrgematele olenditele teistes dimensioonides, kes on siin alati valmis meid assisteerima, olema meile panuseks, aitama meilt viisidel, millest me ei ole isegi teadlikud. Aitäh kogu universumile, et sa oled avardumine, et sa soovid avarduda ja et sa toetad avardumist. Aitäh, emamaa, sinu tugeva armastuse eest, sinu vägeva transformeeruva väe eest, kes sa oled. Aitäh sulle, et sa oled siin meie jaoks selles füüsilises reaalsuses. Selle imelise toetuspunktina, kes sa oled. Aitäh sulle. Võtame veel mõned hetked selles avardunud olemises. Ja kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh Emale Maa ja tõmbame oma juured tagasi suure tänutundega. Ütleme aitäh kõikidele meid toetavatele energiatele, olenditele teistes dimensioonides, keda me kutsusime siia enda ümber.
ja laseme neil minna. Kui soovid kedagi siia enda ümber edasi, palu talt jääda, kui ta soovib. Ütleme aitäh oma kõrgemale teadlikkusele ja kui soovid, võid sulgeda oma kroončakra. Kui soovid, võid jätta avatuks. Ja kogume kogu selle energia jälle oma pea kohale, energiasambaks. Ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda, ladestuda, salvestuda. Kehastume selleks energiaks, iseenda kõrgema joont, kõrgema mina, kõrgema joonduse energiaks. Ja teeme nii mitu korda, kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Tõmbame kogu selle energia enda pea kohale kokku. Ja laseme selle endasse ankurduda, joonduda. Saada osaks meist. Võta oma aeg. Kui sa tunned, et oled valmis, võid avada silma. Omas tempos, rahulikult. Aitäh! Aitäh, kallis, et sa tulid, et sa oled, et panustab, loodetavasti panustab. Ja kui on mingid ideid, mis teemal ma võiksin või keda ma võiksin inglise keelest eesti keelde tõlkida, et kui sina saad inglise keelest hästi aru, aga sooviksid seda näiteks, et ma seda ka edastaksin teistele, saada mulle sõnum. Ja sa oled väärt parimat, mis elul on sulle pakkuda. Me oleme väärt kõike seda, mida me soovime. Sellepärast, et me seda soovime. Kusjuures see oli, ma tea, kas millal ma kuulasin täna või mingi päev tagasi, ma kuulasin veel Bashari, siis kui ta ütles, ta rääkis sellest, et meil on see arusaam, et me ei vääri mingeid asju oma elus. Ta ütleb, et see ei saa olla tõest kaugemal, sest sellega me valetame nii-öelda, et see on nagu, see on vale universumi seisukoht, sest me ei eksisteeriks, kui me ei vääriks eksisteerida, et siis nagu see maailm ei vajaks meid siin. Me ei oleks siin, kui see maailm ei vajaks meid siin. Et me päriselt oleme vajalikud. Sellega, et me eksisteerime, see on tõestus, et maailm vajab meid. See minu jaoks oli näiteks väga, väga lohutav kuulda või nagu kinnitas, et tõepoolest, et me võime siin maailmas küsida seda, mida me soovime, sest maailm vajab meid. Vot nii. Okei. Ilusat päeva, õhtut ja näeme järgmine kord.